ja start on antud, siin on mitu erinevat vanuserühma koos, mõeldes ajakava sujuva mineku peale ja veel kord olgu öeldud, et siis radadel 1–6 ja ka rajal 14 võistlevad parasõudjad on siis LTA võistlusrühmast, nii mehed kui naised, ja siin tuleb tähelepanu pöörata, et see LTA tähendab Legs, Trunks and Arms ehk et nemad saavad siis sõudmisesse rakendada ka jalgu ja lisaks ülakeha, aga on ka veel teised võistlusklassid, kelle esindajaid täna siin ei ole ja neid võistlusklasse mõistagi pole ka avatud. On näiteks olemas klassid, kus siis ainult ülakeha liigub ja jalad ei liigu. Aga nüüd siin vaatame, kuidas on asjalood ja näeme praegu seda, et hetkel on meil selle sõidu üldliider on Leon Bauer, rajalt number 6 on siis liikumas seal ja hoiab keskmist tempot sinna 1.43 poole peale hetkel. Samas ka Julia Kurbat ja Sergei Turov on seal üsna võrdselt toimetamas. Ja kui Bauer ja Turov on parasõudjad, siis Julia Kurbat on naiste vabaklassi liider. Nii et siin tuleb eristada erinevaid võistlusrühmasid selle ühe sõidu sees ja hetkel on nüüd Julia Kurbat üldarvestuses seda sõitu juhtimas ja hetkel on naiste vabaklassi teine. Tundub, et Maia Looskari, aga ka väga kenasti tulevad sealt Karen Kiviselg, Anu Kalda ja ka Sirli Kruusmaa, nii et seal see võitlus käib nüüd. Kõigil saab peaaegu läbitud siis 500 meetrit. Jelena Pipperil on veel sinna märki jõuda ja üksjagu minna nii 60 meetrit ja endiselt siis Julia Kurbat on üldliider, aga ka naiste vabaklassi liider siin ja lähimate jälitajate ees on see vahe seal 14-15 meetrit ja Leon Bauer on siis meeste arvestuses praegu juhtimas parasõudmise kategoorias ja Sergei Turov kohe tal seal ka kannul, kuigi see vahe on 10 meetrit seal, nii et kas selle 250 meetriga nüüd annab midagi enam Sergeil seal teha Leon Baueri vastu? Vast enam mitte, kuigi on ju minna veel ligi 200 meetrit ja mine tea, mis siin võib juhtuda. Ja Anette Remmelga on naiste paraspordi arvestuses seal, paraklassi arvestuses siis seal hetkel kas juhtimas. Tema on siis võistlus veel number 1. Aga nüüd me näeme seda, et Julia Kurbat on võtmas siit võitu naiste vabaklassis ja 50 meetrit on veel minna. Siis võime Juliat ja tema treenerit ja sõpru-tuttavaid õnnitleda, sest et kohe-kohe on kaua oodatud finiš siin käes ja Julia võtabki siin võidu 3.28,9, nii et suurepärane tulemus alla 3.30. Leon Bauer võtab võidu meeste parakategoorias seal 3.32,9-ga ja Sergei Turov on selles arvestuses teine. Teeme suure aplausi meie parimatele. Jõudnud on ka vabaklassi teine osaleja Maia Looskari finišisse ja ka Sirli Kruusmaa. Sirlil 3. koht ja tulemus 3.45, nii et praegu järjest jõuavad siis osalejad siin finišisse. Ja Eesti parasõudmine on viimastel aastatel jõudsalt arenenud. Peale selle, et meie atleedid osalevad sisesõudmise võistlustel, on käidud üksjagu ka päris sõudmist tegemas ja seda lausa MK-etappidel, nii et suur tunnustus kõikidele tegijatele, kes on tõsist sporti tegemas ja vaatamata oma füüsilisele puudele suudavad endast maksimaalse anda ja ka teisi sellega julgustada. Nii et